Juba 3. aastat oleme IKEA ärikliendi osakonnaga pakkunud ettevõtetele ja organisatsioonidele võimalust ehtida oma töökohad tähesärasse. Sel aastal oli meil rekordarv avaldusi. Üle 700 ettevõtte ja organisatsiooni kirjutasid meile sooviga, et me tuleksime just nende ruume kaunistama. Sellel aastal oleme Tartus tähesära projektiga jõudnud Lõuna-Eesti pääste- ja häirekeskusesse. Häirekeskus otsustas kandideerida sellepärast, et rohkem tuua positiivsust, soojust ning sära töösaalidesse. Selle hoone kaunistamisel sai osaks meile numbrimaagia, nimelt 112. Kui me lugesime kokku aknaid, palju siin on ja kui palju tähekesi vaja on, siis täpselt 112 tähekest me siin majas ka ära kasutasime. See oli väga tore üllatus, et IKEA sellise kampaania korraldas, et meie kolleegid Häirekeskusest ka otsustasid osaleda. Siin pimedal ajal kindlasti rõõmustab nii päästjate kui ka päästekeskuse rahva südant ja toob sellist rahu südamesse. Meil on ääretult hea meel, et nad meile kandideerisid, sest neil on niivõrd oluline töö tagada Lõuna-Eesti inimestele ohutu ja turvaline keskkond. Oma kultuuri säilitamine ja elu korraldamine äärealadele on tänuväärne panus. See inspireeris meid IKEA ja Pärnu ärikliendi osakonnas ning me soovisime seda omalt poolt tunnustada, tuues tähesära. Täna olemegi tulnud siia Kihnu saarele, et koos läita põlema Kihnu rahvamaja, kooli ja muuseumi akendelt straalatähed, tuues seeläbi tähesära kogu Kihnu keskusele. Mina ise olen IKEA fänn ja mul on kodus palju IKEA tooteid. See aastaga ma nägin seda toredat kampaaniat ja mõtlesin, miks mitte koolile siis kõigile akendele soetada programmi raames siis IKEA straalatähed. Straalatähti Kihnu akendel on varasematel aastatel vähem märgata olnud. Mõnel kodul küll on, aga tänu sellele projektile on neid oluliselt rohkem. Kellele pakuks pühad ja kaunistamine veel rohkem rõõmu kui lastele? Seda leidsime ka meie, kui valisime projektis osalema Gustav Adolfi gümnaasiumi. Oleme siin kaunistamas nende Kalamajas asuvat alg- ja põhikooli maja aknaid. Otsustasin kandideerida kooli nimel sellepärast, et straalatähekesed toovad hästi toredat meeleolu ja pühade valgust. Samas on nad sellised õrnad ja toredad, et tuua koolikeskkonda sellel kõige pimedamal ajal helgust, valgust ja mõnusat meeleolu. Pimedatel detsembrikuu hommikutel kooli tulles võiksid tekitada kooliperes mõnusa, sooja ja kutsuva tunde. Ja me loodame, et see pakub rõõmu ja tähesära kogu päevaks. Aitäh kõikidele, kes tõid oma töökohtadesse pühade maagiat koos IKEAga.